Esimene pool hooajast on olnud tõusude ja mõõnadega, et kergelt paremuse poole. Ei ole päris võib-olla realiseerinud seda, mis võinuks, aga suures plaanis võib enam rahul jääda. Praegu on seda nagu liiga vara ütelda, sellepärast et kuigi mängitud on rohkem mänge, kui veel mängida jäänud on, siis alumise poole mängud on kõik nagu oluliselt tähtsamad, kui seal mängida Pärnu Floraga. Et see alles selgub. Hetkel me oleme heas positsioonis, kust on võimalik teha hea sooritus, aga võimalik on ka põruda. Kindlasti üks asi on rünnakute lõpetamine, realiseerimine ja üleminekud just nagu olukordadele reageerimine rünnakust kaitsesse, kaitsest rünnakule, et see peaks käima kiiremini, et natuke on ikka peatolek vahepeal. Negatiivsemad üllatused. Võib-olla oleks oodanud väheke rohkem nagu sellist abi mängijate poole pealt sealt Ajaxi võistkonnast, et oleks sealt rohkem mängijad tahtnud nagu tõusta ja mängida ja panustada. Aga neile käis natuke üle jõuse. See võib-olla, et me ei ole suutnud niisuguseid nagu paari võidetavat mängu võita ja oleme lasknud natuke liiga palju lihtsaid väravaid. See on võib-olla negatiivne. Positiivsemad üllatused. Kõigepealt võib-olla suhtumine treeningutesse, et siin ainult suve keskel oli 1,5 nädalat, kus oli võib-olla vähem rahvast trennis kui võiks, aga pärast seda kõik on nagu pingutanud, kõigil meeldib trennis käia, et seda nagu muret ei ole, mis ma natuke kartsin, et võib-olla on vähe rahvast või midagi. Et kõik on pingutanud, see on nagu väljaku peal ka nagu hakanud nagu realiseeruma, et teise looaja poolel pole meil ärakukkumisi olnud mängus suuri, et üldse nagu ei tea, mis me teeme. Ja mängul läinud nagu positiivsemaks, lihtsalt mõningad väiksed hetked,